tea, kõige põhimõtteliselt õige pea alustada. See kaks tervitus, kes on pressiteatele reageerinud ja kohale tulnud, et Reinu ja kindlasti enamjaolt sai püüdma tuliteks Rein Taaramäed, kes kodus käib harva ja teod on sellised, et tahaks rääkida ja need võimalused tuleb siis ära kasutada. Aga tänane pressikonverents on tegelikult pühendatud sellele, et 125. rattahooaeg algas juba Eestis maanteehooaja näol siis eelmise nädalavahetusel Saaremaal. See nädalavahetusel jätkub Pärnus ja läheb siis kuni sügiseni välja. Ning teine põhjus, miks me siin oleme, on see, et Estonian Cycling Weekend mai lõpus jällegi rõõmustab meid 3 võistlusega, 2 profisõitu Tallinn-Tartus, Grand Prix siis Tartus linna vahel ja kõige krooniks loomulikult massidele mõeldud rattaralli, mis tähistab ka omakorda juubelit 30. kord siis tänavu, aga kõigest sellest lähemalt räägivad siis 5 härrasmeest, kes on ennast siia istumise jätnud laua taha. Kõige kuulsam neist on Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlsson, sest temal ei ole isegi silti siia pandud, et kõik peaks loomulikult teda tundma. Aga siit edasi minnes Enn Veskimägi, Eesti Jalgratturite Liidu asepresident, Madis Lepajõe, Euroopa Jalgratturite Liidu asepresident Rein Taaramäe, Kofiinise profirattur ning Indrek Kelk on siis klubi Tartu Maraton juhatuse esimees. Aga alustuseks annakski sõna siis Urmasele, Ennule, et Enn Veskimägi, olge hea, kuidas siis 125. hooaeg näib tulevat, et millised plaanid on? Lugupeetud ajakirjanikud, et sa juba ütlesid välja, et 125. hooaeg, jah, see on juba käima läinud, et tegelikult esimesed võistlused talikrossid toimusid juba Numel, et see näitab seda, et jalgratta hooaeg tegelikult nii Euroopas kui ka meil Eestis hakkab tasapisi liikuma selles suunas, et ta on aastaringne peale. Ja läbi aegade on muidugi jalgrattasport olnud Eestis ikkagi üks viljakamaid spordialasid, et meil on olümpiavõitjaid, meil on maailmameistreid ja seda läbi aegade. Ja mis mulle nagu eile meelde tuli, on see, et kui vaadata neid tulemusi, mis praegu ajakirjandusest nii-öelda jalgrattahooaja algusest loeme, siis on tunda ka, et jalgrattaspordis hakkab ka pikaealisus nii-öelda mõju avaldama. Et kui meil täna on, me loeme veel loeme Jaan Kirsipuu etapivõitudest, kellel on juba aastaid üle 40 ja loeme Rein Taaramäe võitusid nii-öelda alles 20. aastates, siis see näitab seda, et kuskil ühe põlvkonna ulatuses on võimalik ikkagi maailmas läbi lüüa sellel alal, et 40 eluaastat tõenäoliselt jalgrattaspordi jaoks ei ole eriline näitaja, et neid profisportlasi, kes selles vanuses veel maailmas arvestatavad, on peale Jaan Kirsipuga teisi. Aga võistluskalender on Eestis hästi tihe. Meil on üle 75 võistluse, mis on siis praktiliselt kõik nädalavahetused, osa siis ka nädala sees. Suuremateks võistlusteks on kahtlemata see Estonian Cycling Weekend, mis on siis rahvusvaheline võistlus, millest räägitakse hiljem, kuhu on oodata ka päris suur osa profitiime. Nüüd rattasport koosneb ka väga paljudest peale maanteealade muudest asjadest väga populaarne ja hästi suurt kandepinda on viimastel aastatel leidnud ka maastikusõit ja Elion Cup. Et minu andmetel ei ole alla 1000 võistleja kunagi stardis ühelgi etapil, et need on ületavad isegi võib-olla niisugustel kergematel etappidel 2500, et tegelikult on rattasport võtnud väga suure kandepinna ja selle populaarsus üha rohkem tõuseb, kas see on siis inimeste teadliku suhtumisega tervisesse,
sest ma näen väga palju, ise sõidan ja näen väga palju rattureid väga tõsiselt harjutamas ja mingisugustel andmetel näiteks ainult Hispaanias harjutas sellel kevadel märtsis üle 300 Eesti rattureid. Et ma olin ise ka juhtumisi seal ja peab ütlema, et see nädal, mis mina seal veetsin maanteel, tuli vastu iga teine punt oli eestlasi. Seal oli ka profitiim, aga hästi palju eestlasi oli maanteel. Nii et ratas on ala, kus on meil hästi palju saavutusi ja tundub, et meil ei ole ka täna järjepidevus katkenud, et Rein Taaramäe näol on ja Kangert ja Mandri näol on siiski tegemist maailmataseme sõitjatega. Ja mul isegi õnnestus ühest profi rattaajakirjast samas Hispaanias lugeda pikka intervjuud Rein Taaramäega, kus teda spetsialistid peavad oma vanuseklassi maailma esimeseks. Nii et meil ei ole õppima, aga jätkavad. Ja, Toomas, võtta ole hea järg üle, et sa siis ma sain aru esindanud täna ka natukene Eesti koos peatreenerit Toivo Suvi ütlemisi, et tema on siis hetkel juba juunioride võistlusturniiri kuskil. Ja tõesti on kahju, et Toivo Suvi ei saanud siia täna tulla, aga ta on juba praegu Poolas ja valmistab ette juunioride koondist homme algavaks rahvusvahelise esimese kategooria juunioride velotuuriks. Peale seda on kohe 4. kuni 8. maini jätkavad nad osalemisvõistlustel juunide rahutuuril, mis kuulub siis rahvuste karika arvestusse. Kui juunide koondisega alustasin, siis võib öelda, et sel aastal lisaks oma profiklubides ilusad sõite teinud Rein Taaramäele, Jaan Kirsipule, Mart Ojavele, Tanel Kangertile ja ka nüüd Rene Mandri näitas eile head sõitu, on ka juunide koondis päris tasemel olnud. Just rahvuste karikal 10. aprillil oli see rahvuste karikal Pariisi-Roubaix, kus Mihkel Räim jõudis 12. kohale, siis väga tihedas konkurentsis ja Eesti oli meeskonnide arvestuses 7. Loodame, et ka järgmistel rahvuste karikal jõuab juunide rahutuuril, ma pean silmas, jõuab see G-Läki 3 hulka ja näitab sellised need häid tulemusi samasugused nagu omal ajal oli Rein Taaramäel ja Tanel Kangertil, kes jõudsid ka seal esikolmikusse. Siis nüüd koondiste juurde. Kokku sel aastal osaleb koondis 22 võistlusel. Täiskasvanute koondisel on planeeritud 9 võistlust. Koondise täiskasvanute koondis, kui rääkides, siis sinna koondise nimekirja kuulub 29 sportlast. Võistkonnad siis komplekteeritakse vastavalt konkreetse võistluse juhendile 6-8 sportlast. Täna seisuga on koondisel võimalik peale tiitlivõistluste osaleda veel 3 rahvusvahelisel võistlusel. Nendeks on siis Jurmala GP, mis on 21. mail, Tallinn-Tartu GP 27. mai ja siis SEB Tartu GP 28. mai. Lisaks sellele täiskasvanute koondis osaleb ka veel tiitlivõistlustel, maailmameistrivõistlustel, mis on siis 21-25 september Taanis. Täiskasvanutega on natukene keerulisem, sest et meie tipud kõik on nagu profiklubides ja teatavasti on profiklubidel omad võistluskalendrid ja omad kohustused. Mõnes mõttes on isegi jalgrattaliidu jaoks hea, sest et sealt on võimalik koguda neid ka väga mahakaid kopsakaid uudsi reitingupunkte, mis on tegelikult aluseks olümpiamängudele pääsemiseks. Siis juuniori koondisel on planeeritud 13 võistlust. Koondise kandidaate on nimekirjas 11, kelle hulgas siis nüüd valitakse vastavalt võistluse parimate vastavalt sportlase hetkeolukorrale.
Koondis osaleb siis 4 rahvuste karikavõistlusel, millest esimene oli siis Paris-Roubaix, teine on noorte rahutuur Tšehhis ja peale seda jääb veel 3 rahvuste karikat, mis on tegelikult just juuniorkoondise jaoks ühed olulisemad võistlused, kuna nende põhjal on võimalik siis pääseda ja antakse arvuline koos siis riikidele, tiitlivõistlustele, EM ja siis MM. Nii ja siis 4 esimese kategooria rahvusvahelisel velotuuril on ka planeeritud osaleda. Lisanduvad veel siis MM ja EM. Naistekoondis see koosseis tegelikult selgub peale jaanipäeva. See sõltub nüüd Grete Treeri ja tema koduklubi, Itaalia koduklubi plaanidest. Teatavasti Gretel oli ka väike seljaprobleem ja nõudis väikest meditsiinilist vahele sekkumist. Tänase seisuga ta praegu Itaalias harjutab ja tõenäoliselt sellise normaalsesse heasse võistlusvormi ta peaks jõudma siis aasta teisel poolel. Mis on kindel, naistekoondis osaleb kindlasti nüüd MM-idel ja EM-idel. Mida me loodame sel aastal? Tähendab, loomulikult üks oluline asi on koguda, saada nii palju neid UCI punkte, mis tagaks pääsu olümpiale. Praeguse seisuga me näeme reaalseks 2 meessportlase osalemist maanteegrupisõidus, peame ka võimalikuks 1 meessportlase osalemist eralisstardiga sõidus ja sama asi on ka siis naiste puhul 1 naine grupisõidus, 1 naine eralistardis. Grete treeneri Edgar Treeriga ma just leile siin vestlesin just selle eralistardi osas ja ta pidas ka võimalus, et Grete üritab eralistardis pääsu olümpiale. Maailmameistri võistlused me loomulikult loodame medalid, see lootus meil alati olemas ja see lootuse realiseerimine on ka suhteliselt isegi võimalik, kuid reaalseks me siiski peame kellegi sportlase pääsemist isi 20 hulka. See on siis nagu praegu kõik, mida ma Toivo suvepooligasel võiksin siin edasi anda. Kas Urmas lühidalt paari sõnaga seletaksid sellest olümpiasüsteemist ka, et millal see lukku läheb ratturite jaoks ja ka Eesti meistrivõistlused maanteel, kus need sel aastal toimuvad, et ülejäänud Eesti meistrivõistlustest, mis puudutab siin maastikurattasõite, neid saab siis rääkida juba järgmise nädala pressikonverentsil. Tähendab jah, nüüd alustuseks Eesti meistrivõistlused, need materjalis on kõik nende võistluste ajakavad ja graafikud on ka välja toodud, aga Eesti meistrid on sel aastal natuke küll ebatavalised, nad teevad nädala sisse, vahetult enne jaanipäeva ja nad toimuvad Saaremaal. Võtsime eeskuju siis nagu see UCI-st, kus nüüd oli ka maailmameistrid eelmisel aastal olid saare peal Austraalias. et miks mitte tegelikult seal Saaremaal väga hea korraldus ja väga kõva aktiivne. See päris huvitav olla. Loodame, et leiavad see mõne tõusu ka. Ja see vahetult enne jaanipäeva, siis oli 21 kuni 23, 21, 22, 23 juuni Eesti meistrivõistlused. Nüüd teisele küsimusele, kuidas nüüd kvalifitseeritakse olümpiamängudele. Millal see lukku läheb? See läheb lukku, meeste puhul läheb ta lukku detsembrikuus ja määratakse ära UCI reitingutabeli järgi. Siis nüüd Pro-tuuri tabeli järgi ja siis Eurotuuri järgi ja nüüd rahvuste järjestuse järgi. Ja naiste puhul on natuke teistmoodi. Naiste puhul oli ta maikuus 2012. Meestel oli tugev. Kuidas? Meestel oli tugev. Detsember 2011. See on UCI reiting puhtalt on üks esimese